Tere tulemast vaatama oktoobrikuist Kuu TV saadet. Tere, kallis vaataja! Mina olen Kelimai. Ja mina olen Johanna. Vaatame, mis tegid meie kooliõpilased sel kuul. Johanna, mitu maailmakuulsat heliloojat oskad sina nimetada? No Beethoven, Mozarti ja Händel tulevad kohe meelde. Kuid vaatame, millised on meie kooliõpilaste teadmised muusikavaldkonnas. 2. oktoobril tähistati meie koolis rahvusvahelist muusikapäeva. Selle raames korraldati esimesel pikal vahetunnil viktoriin muusikuvilistele, et oma teadmisi proovile panna. Kogu koolipäeva jooksul võis kuulda kõikjalt kauneid helisid. Päeva lõpus korraldasid Petersoni noored praktilise töö raames kontserdi, kus esines neidude koor, kurekell ning külalisloengu andis koori dirigent Vilve Maide. Kes meist ei tahaks saada ettevõtjaks, olla edukas ja kuulus? Näeme, milliseid teadmisi said meie kooli ettevõtlusmooduli õpilased. Kuu esimesel nädalal külastasid Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi mitmed tuntud ettevõtjad, et rääkida oma kogemustest, õnnestumistest ja ebaõnnestumistest. 4. oktoobril andis loengu Herko Sunts, kes jutustas enda tegemistest, sealhulgas ka uuest jahindusapist, mille abil on koertega jahil käimine palju hõlpsamaks muudetud. 13. oktoobril tulid kooli ettevõtjad Kristjan Sägi ja Triin Kask, kes innustasid Petersoni noori ise oma ettevõtteid looma ning andsid nõu, kuidas edukaks saada. Ajastusega on täpselt see, et ta saad seda mingil määral juhtida läbi selle, et sa analüüsid. Aga põhimõtteliselt see kas juhtus või see juhtus, seda ei tea kunagi. Nii Facebookil see lihtsalt juhtus tol hetkel. Ja paljudel nendel, kellel me ei tea mitte midagi, neil lihtsalt ei juhtus, see juhtus siiamaani. 5. oktoobril võtsid abiturendid pedagoogidelt punased pastakad ja tahvlilapid üle ning proovisid ise õpetaja ametit. Meie 11-ndikud Kaidi ja Anett uurisid pingsalt, mis toimus meie koolis sel päeval. Tere, tervist! Mina olen Anett. Ja mina olen Kaidi. Ja täna on Eesti kõige pikema nimega koolis õpetajate päev. Abiturendid võtsid täna õpetajatelt võimu üle. Aga oleme vaatama siis, mis toimus. Tere hommikust, noored. Kuidas siis möödus esimene tund asendusõpetajaga? Kuule, täitsa vahva oli. Mis tund teil oli? Bioloogia. Kes teid asendas? Oli ilus neiu või mingi noormees? Päris koba oli. Neiu? Jah. Mida tähendab teie jaoks õpetajate päev? Õpetajate päev on selles mõttes tore päev, et kui õpilane läheb õpetaja rolli, siis ta võib-olla natukene saab aru, mida see töö endast kujutab. Kas ka teil on tänaseks asendaja olemas? Ja siin toimus väga edukas nõustamisprotsess. Ma olin küll niimoodi olemas, aga ma ei sekkunud ja pärast sai psühholoog väga head tagasisidet. Tere enne lõunat kõigile! Nagu öeldi, ja mina olen Jarek, otse Tallinnast. Oli täna asja siia, Tartu. Ja üks oluline asi, mis mul siia oli õpetajate päev Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis. Palju õnne, kallid õpetajad! Vikate
südamest läbi. Otse südamest läbi on ju õhtu. Ei tea, kas keegi meid nägi, keegi meid nägi, keegi meid nägi. Jõudu ja jaksu teile ja tänasel päeval siis nautida nagu vabadust, aga muidu jah, et ikka 9 kuud ilusti vastu peaks ja kõik tööd ära saaks tehtud. Kannatage ära meid. Olge muhedad, vai. No mitte üks rahu. Kuu 4. teisipäeval toimus Tartu haridusfestival, kus oli ka suur roll meie kooliõpilastel. Kuidas täpsemalt? Kohe saame teada. 24. oktoobril peeti Tartu linna haridusfestivali, mille raames esines meie majas Tartu teatri Must kast näitleja Märt Koik. Jutuks tuli haridus ja haritus ning mida täpsemalt on märganud härra Koik vaadeldes meediat, elu ja inimesi, kooli ja haridust. Andekad näitlejad said kuulama tulla kõik linlased, kel vähegi soovi. Kelly, kas sa tead, miks ootamatult ei olnud meie koolis ühel päeval liikumas mitte ühtki abiturenti? Muidugi tean, sest nemad sõitsid juba varahommikul teisele poole Eestit ja nüüd on meil kõigil võimalik osa saada sellest imelisest päevast. Kuu viimasel päeval sai abituurium nautida kaunist loodust ning hingata värsket õhku imekaunis Lahemaa rahvuspargis. Pika päeva jooksul külastati nii Palmse mõisa, Eesti kõige põhjapoolsemat osa ning orienteeruti Käsmu kivistes metsades. Vaatamata mitmetele bussis viibitud tundidele, püsis naeretus õpilaste nägudel hommikust õhtuni. Uskumatu, aga tõsi. Oktoobrikuu saade ongi selleks korraks läbi ning lähme sooja südamega vastu uuele kuule. Teiega kohtume juba novembrikuu Kuutv saates.